Ühel päeval istus Pukanuta vannitoas ja rääkis vannile muinasjuttu. Korraga kuulis, kuidas keegi köögiaknast tema nime hõikab. Pukanuta! Kardinate vahelt paistis Mägra triibuline pea. Tere, kas teie tulete ka täna õhtul metsapeole? Missugusele peole? Vannilaketikul toimub suur karnevalipidu. See on väga huvitav. Te peate kindlasti minema. Meil pole ju kostüüme. Küll me midagi välja mõtleme. Pukanut otsustas minna pööningule. Riidekastis leidus palju vanu riideesemeid. Mitmed neist olid aga auklikuks söödud. Ära seda pluusi võtta, see on minu lemmik. Teadis maitseline. Olgu. Hunnik riideid kokku krahmanud, muutus Pukanuta kurvaks. Ma ei oska vist õmmelda. Ära muretse, ma aitan sul õmmelda. Pukanuta ja õmblusmasin asusid kahekesi tööle. Varsti olid kostüümid valmis meisterdatud. Nüüd saab natukene nalja. Peagi seisis maja ees huvitav seltskond. Lubage esitleda karnevalilisi. Printsess Iivan, härra Tugitool, Tuss ja tolmurull esitlevad teile Kirjut Tigu. See sokk kõditab mind. Proua Vihmauss, Laolev kutsu. Laev. Mina olen orav. Naljakas seltskond asus Männilagendiku poole teele. Kohale oli tulnud palju metsaelanikke, kes kõik samuti kostüüme kandsid. Hei, tere uued sõbrad! Tulge minu pähklipirukaid maitsma. Laual seisis veel mitmeid erinevaid maiustusi. Minu meejook on kõige parem. Vareseks maskeerunud rebane mängis makist lõbusat tantsumuusikat. Läheme meie ka tantsima. Varsti olid Kollasemaja elanikud endale hulga uusi sõpru juurde saanud. Kas ma võin sulle ka mõnikord külla tulla? Loomulikult, meie maja on kõikidele avatud. Männilagendikul kestis tants veel kaua aega. Täna oli ikka üks ütlemata lõbus päev. Vajuta õigele numbrile. Kus on number 1? 1, õige. Kus on number 2? 2, õige. Kus on number 3? 3, õige. Kus on number 4? 4, õige. Kus on number 5? 5, õige. Kus on number 6? 6, õige. Kus on number 7? 7, õige. Kus on number 8? 9, õige. Kus on number 9? 9, õige. Kus on number 10? 10, õige. Tubli!